Oba, sabaka. Tere taas, kallid vaatajad. Ame, tõsi. Ütle tere kaamerasse. Sai. Teeme kuskil seal näiteks. Ja tere taas, kallid vaatajad. Täna oleme me tulnud vaatama, kuidas elab endine taksojuht Sari. Ta on ennast ära parkinud siia linnast välja ühe süütu memmekese hoovi peale. Aga lähme kaeme verra. Ei, mul ei ole sulle süüa anda. Me tuleme heaga. Aga kes te olete? Tere, me oleme televisioonist. Tahaks teiega natuke juttu vesta. Ahah. Tulge sisse siis. Aga millal ta ilmus teile siia? No ta ilmus sinna aia äärde umbes 2 nädalat tagasi. Nüüd ta tiksub seal ja sittub aia juurde nagu mingi naabrikoer. Kas te politseisse olete pöördunud? Teatasin ja, nad tulid siia kohale. Toksisid teda jalaga, ütlesid, et täitsa surnud. Et pole midagi muud teha, kui kutsuda neid laibakorjajaid. Aga on ta siis surnud? No ma ei tea, pole teda ammu näinud, aga minu kohal sai kirbu tema pärast. Aga lähme vaatame selle laiba üle. No, siin see vaesek on. Halloo, kuulete mind? No ajage püsti ennast, nii ei saa intervjuud teha. Halloo? No juba. Tervist. No tervist. Mis te teete siin? Mina või? Ma Rooma impeeriumit taas elustan. No, nii kohe. Ja, kuulge, istuge ma räägin teile. Siin on siuke hea pehme mõnus. Lähe niiski või mis? On küll. Ma kusesin siia just enne, aga see pole hullu midagi. Aga jahendi küll. Kuidas te sattusite siia? Oota, lonksu tahad kõigepealt? Jaa. Ma ise küll võtaks veits. Vaata, annab sooja sisse. Vaat see on juba õige hooka. Aia. Aga ikkagi, kuidas te sattusite siia? Mina või? No vaata, me käisime sõpradega joomas ja vaata, rohkem ma ei mäletagi. Te olite taksojuht enne? Jaa, olin ja vaata, seal oli siuke asi, et sõpradega joomas, nagu ikka, mida me muud ikka vabast ajast teeme taksojuhid, vaata. Ja siis mõtlesin, mul oli siuke valge Subaru hullult tekkis välja. Ja siis me läksime, ma tahtsin vaadata, kui kiirelt palju meil autod vaata välja võtavad. Ja siis me mõtlesime, võtame sealt raadiga lennuka peal, aga seal on see kuradi libeda rada tehtud, seal ei saanud vajutada üldse, vaata. Ja siis seal kõrval olid need auto müügise plats, vaata, seal kõrval oli ilus sirge tee, vaata, sirge nagu see kraavgi, vaata. Ja siis vaata, me läksime sinna vajutama, vaata. Ja siis mu sõber oli Passatiga ka kõrval, ta tahtis ka teada, kuidas see edasi läheb. Ja siis vajutasime ja siis kurat, normaalselt oli sees juba. Ja... Kui palju siis? Kui palju? No ma täpselt ei tea, mul spidakas lõpeb 180 peal ära, ega ma sealt rohkem edasi ei tea. Aga siis, ja kurat, vajutasime, seal normilt oli sees ja aga kurat, sinna lõpp oli keegi mingi liivaõnnikut kaevanud ja sinna sisse kõik mäsaks, kuradi auto maha kandmisele, sõbrad maha kandmisele, kõik sodiks, vana verd igal pool. Ja ma suutsin kuradi elusana välja tulla, mitte ühtegi luumurduga, mitte midagi ei olnud, see on crazy. Piisavalt algsi sees juba, et noh, keha piisavalt lõpp vaata. Aga siis te olete küll õnnesärgis sündinud, kui te sellest elusana välja tulite. Ei, mis asja, ma küll õnnesärgis, ma sündisin ikka paljalt nagu teised lapsedki, ainult juuksed olid peas.
aga kuidas te siin elate niimoodi siis? ei no, oota, ma näitan sulle siin ümbruskonda. no vot, sealpool elavad rotid, nendega me käime õhtuti kaarte mänginud, nendega ma saan hästi läbi. siis vot sealpool, härra Mikker, siia muidu rahvas ei kuule, vot sealpool, seal on vähe mustemala, eks ole. seal ma käin sitalt, selle mõttes. no selge siis, aga kuidas sul teiste algkassidega suhted on? Taara pärast ei lähe katlema, neid siin Tartu on päris palju ju. ei, teiste algkassidega mul siin väga nagu probleeme ei ole, aga nagu väga probleeme ei ole, aga mul on siin hea naaber. Vot tema, tule sa küll. Vot temaga ma saan hästi läbi. Teiega pai, ta on hästi sõber. Midagi viga ei ole, kes on kõrvalik vaata, teistega saab kassi läbi. Lasku aja. Ma kuulsin pererahvalt, et olevat kirbud andnud teile. Ei, mina ei ole mingit kirpe andnud, mul ei ole kirpe, mul on ainult kubeme neid. Tahad ma näitan või? Ma viskaks pilgu peale küll. No okei, ma vaatan. No, minu meditsiinialased teadmised just parimad ei ole, aga ega see olukord hea ei tundunud seal. No jah, mis ei kipu olema jah nii. Aga kuidas sul sõpradega lood on? Ei ole, vaata, kui me autoga matsu panin, kõik said surma, vaata, ei ole mitte. Ai, pasa, see on mingi otkad ju. Aga nagu kõik said surma seal, ega meil midagi, ega neist kedagi väga alles ei ole, vaata. Et nagu... Oi, türn! Oh! Kes see meil siin on? See on see Üldik. Vaata, siis kui me matsu panime, siis ta oli seal pagassis meil. Jaa, kurat, kus ta siia sai? Ja see vana Raivo. No jah, no temaga on nii siis. Aga... No kurat. Kurat. Ta ei ellu seal siis. No ma mõtlesin, et kõik arvasid ära. No ta on mu ainuke sõber, aga nagu... Ei ole väga konditsioonis. Et... No jah. Olgu lumi sulle kerge, ma ütlen. Ja mis on ikka muud? Nii ma siin vaikselt elan. Vaikselt, rahulikult. Päev haaval. Aga kuule, kell on 2, mul on süüa vaja. Aga siinkohal meie tänane saade lõpebki. Tundub, et pereelu läheb samamoodi edasi ja midagi väga ei muutu. Süldikust on küll kahju, aga ju siis pidi nii minema. Teiega kohtume taas järgmisel nädalal. Olge nii kaua muhendad.